oli Brigitte Susanne Hundi ja Andrei Sevakini vahel toimunud leppimine. Möödunud aasta lõpul tülli pööranud noored naised. See oli kuidagi, noored said Sky.ee veebisaates 30 minutit taevas lõpuks sotid selgeks räägitud ning algas pikk protsess, mida võib nimetada kui operatsioon sõjakirve matmine. Aitäh sulle, Kadi-Maarja. Nõnda suurest tülist vaid pelgalt ühe vestluse ja sõbraliku käepigistusega väljuda ei saa. Nõnda toimuski mitme kuu jooksul toimunud leppimine, mis kulmineerus Sky.ee kaamerate ees vahetatud sõbraliku muusiga suve alguses. Nüüd on legendaarne üle piiri moment jõudnud ka Andrei fänninännile ning Brigitte ja Andrei tihedad külalised teineteise projektides. Make love, not war. See on väga, väga hästi kokku võetud. Jaa. Mulle nagu selles mõttes low-key nagu täis Brigitte nagu meeldib. Mulle meeldib ta sellepärast, et ma rääkisin sulle. Võib-olla see on allikas, kus me teame enamus oma asju. No. Jaa, võib olla. Aga Brigitte vaata see, kui ta ütleb, et nagu ta seal intervjuus ütles mingi Andrei, miks sul täna naist kaasas pole? Väga hea, et ei ole. Ma olen ju siin. Ise küsib ise vastab. See on nagu naljakas, vaata. See on nagu, selles on nagu midagi, vaata, mis on nagu siuke nagu naljakas ja mida nagu naljakas jälgida kõrvalt. Et selles mõttes on nagu, oli nagu pull, aga reaalselt sellest on nii palju räägitud, rohkem ei jaksa. Reaalselt rohkem ei jaksa. Rohkem ei jaksa, aga tead, mis ma ütlen sulle? No nii, ütle. Ma isegi ei tea, kas sa tead. Mida? Ütle siis siin kõiki teeme siis kolmanda juba sellise klikkable selle või? No nii. Et siin oli, ma exposin ise ennast, aga me oleme, Brigittega reaalselt nüüd me oleme siis sõjakirve ikkagist matnud. Murust seal ei ole nagu isegi kordagi mingit sõjakirvest on. Seda ei olnud, Brigitte solvus, sina tegid nalja. Ja seal oligi, seal oli Indrek, seal Luugas, mis iganes. Kõik nagu reaalselt. Aga no vaata lõpuks see areneski vaata ikkagist välja nagu kuidagi, et meede kirjutas ja siis me ise ka oleme nagu veits nagu selles sees vaata. Aga mulle tunne, et Brigitte mängis selle nagu kuidagi ikkagi nagu üle, et sealt nagu reaalselt tuleks nagu mingisuguseid, vaata tuligi hästi palju artikleid ja bla, vaata selle, sest kui Brigitte tunnen, vaata Brigitte tegelikult ei tundu, et oleks selline, kes siukest asja nagu võib-olla nii hinge võtaks või võtaks. Ja ma arvan, seal tegelikult küll peitus asi ikkagi selle veitse Indreku taga ka. Ja võib-olla sellepärast, et mulle tundub, et nagu Brigitte nagu oli high IQ. Aga selles suhtes ma arvan, Brigitte alati teab, mis ta teeb. Ta ju ei tee mingit asja niisama. Wow, the TV will switch off in 5 minutes. Pult on seal. Kus meil pult on? Seal. Aitäh teile pult. Aga ühesõnaga, Brigitte ei tee mitte midagi niisama ja ma arvan, ta teadis väga hästi, mis ta teeb, isegi kui ta selle story tegi. Aga ma arvan, et see asi, ma arvan, et tema ei arvanud, et see asi nii kaugele läheb ja et ma üldse niimoodi selle vastu võtan, üldse haukuma vastu hakkan. Ja siis ta oli veits, ma arvan, ta on täpselt siuke naine. Minu arust on isegi öelnud mulle ka, et talle nagu meeldib see, et kui mingid, kuna Brigitte on ju ikkagist mitu aastat juba siin avalikkuse ees olnud, meelelahutusmaailmas olnud, siis ikkagi mingid vennad on mingi Brigitte, oh my fucking god. No selle me, jah. Ja selle võib kõige lihtsamini kokku võtta sõnaga simp. Niimoodi tahtsid, okei, ja, niipidi, okei. Ehk siis nad simbivad. Ja siis tuleb mingi Andrei Sevakin, kes on mingi, kuule Brigitte, et kuule reaalselt väga tore, et sa niimoodi arvestad, et käi perse. Kaudselt on ju. Ja siis ta on mingi, et vau, mingi vend hakkab vastu mulle või? Kas sa saad aru või? Ehk siis ma arvan suht paljudel ikkagi veits nagu see meeldib see, täpselt see, ma arvan, kuna meil nüüd ikkagist lõpuks see podcast hakkas ja ma arvan, millest me räägime ikkagist väga palju ja väga palju tuleb ikkagi suhete teemadel ka seda juttu. Ja see oli see toxicity veits. Eks Brigittele see meeldis ja sellepärast ta ise ei viitsis ka, ma arvan, ikkagi seda asja edasi pushida. Aga kui me tuleme tagasi, ma ei tea, millal ma juba ütlesin, et ma sõbärad tead, mis ma tegelikult ütlesin seda juba mingi 5 minutit tagasi. Sorry, kuulad, vaatajad. Aga sõber, vaata siin sa näed musi, on ju? Jah. Aga Aftekal? Ma mäletan seda. Me läksime järgmine filmima FC Floraga videot, kui sa mäletad. Ja ma ütlesin sulle, et Andrei, ära väga kaua siin ole, sest hommikul on vara äratus, ma võtan su peale. Ei, vastupidi, sina pidi mind peale võtma. Ja sa pead sõitma hommikul, ära väga kaua ole. Ja
ma mäletan küll, mis see oli. Aitäh sulle, Brigitte. Super. Ja kui siin nägite musi, siis ikkagi Aftekal tuli see... Suudlus. Tuli suudlus ka. Tuli suudlus, jah. No, aga see oli siuke suudlus, mis oli nagu... Wow. Nagu ma mäletan, Brigitte tuli, Brigitte mingi, Andrei. Ja siis tuleb, ma olen mingi, Brigitte. Ja siis ta mingi. Aga kas Brigittel pole see, et suudleme ja siis ta tuleb, lihtsalt suudleb? Ei, minu arust ta lihtsalt tuli. Ta oli lihtsalt, ma mõtlesin, et me kallistama, ta oli lihtsalt võttis mu näost kinni. Aga see, nagu, kui sa nüüd mõtlema hakkad, see on täpselt see, mida Brigitte teeks. Nagu, see ei ole nagu midagi nii, vaata nagu mingit, okei, Brigitte. Aga kas saad aru, et see kestis suht vähe. Sa tahtsid rohkem? Ei, kuula. See kestis suht vähe ja siis ta pani oma käed alla ja läks oma asjadega edasi. Nagu poleks midagi juhtunud. Ja siis ma lihtsalt seisan seal mingi. Ja saad aru, mis kõige naljakam oli. Nii. Ja täpselt minu vastas oli Tarmikson, minu arust Ats oli ka ja keegi oli veel minu arust. Ja siis Brigitte läks ära ja mulle avaneb see, kus Tarmo ees meie hea sõber Ats ka seisab seal. Ja siis ma vaatan neile niimoodi otsa mingi. Suurte silmadega. Ja Spotify's ma ütlen, et suured silmad kohkund. Ja Tarmo ja Ats ka ikkagi seda mingi, et mis juhtus? Mis see nüüd oli? Mis asi see oli? Siis ma olen lihtsalt okei, davai. Okei, davai. Ja rohkem mitte midagi ei juhtunud? Ei, rohkem midagi ei juhtunud. See oli, ma arvan, see oli sõbralik suudlus. Ja no cap reaalselt midagi rohkemat ei juhtunud. Nii et ma jällegi expose'in, aga for the content. Podcasti hüvanguks sa tegid seda. Podcasti hüvanguks. Ma arvan, me hakkame väga palju asju podcasti hüvanguks tegema.